Su vanaema teadis, mida tähendab tühi kõht. Mitte üks päev ilma söögita, mitte dieet, mitte paast. Tühjus, mis kestis nädalaid. Tühjus, mille kõrval lapsed ei nutnud, sest nutmiseks polnud enam jõudu. Eesti ajalugu on täis neid hetki, kui inimesed õppisid elama nappusega, nagu teised õpivad elama haplikuga, mis on olemas alati ja millest keegi ei pea muretsema. Aga nappus ei ole lihtsalt mälestus. See ei ole lugu, mida räägitakse suguvõsa kokkutulekutel. See on biokeemiline instruktsioon, mis elab sinu kehas täna, praegu, selles hetkes, kui sa seda kuulad. Tartu Ülikooli teadlased on dokumenteerinud midagi, millest keegi ei räägi kooliõpikutes. Rootsi teadlased uurisid aastakümneid, mida tegi nälja ja trauma kogemus inimese teoküsi ribonukleinhappe molekulile. Ja nad leidsid vastuse, mis muutis kõik. Stress, nälg, hirm ja ellujäämisvajadus ei jäta kehasse lihtsalt psühholoogilisi arme. Need kirjutavad kehasse keemilised märgised, mis lähevad kaasa järgmisele põlvkonnale ja järgmisele ja ülejärgmisele. See tähendab, et sinu keha ei tea tegelikult, mis aasta praegu on. Sinu keha reageerib maailmale nii, nagu reageerisid su esivanemad 80 aasta eest. Mis see tähendab sinu jaoks? Miks sa kulutad raha enne, kui see on käes? Miks sa ei suuda säästa, isegi kui tahad? Miks tekib paanika, kui pangakonto number hakkab langema, isegi kui sul on arved makstud? Ja kõige olulisem, mida sa praegu ei tea. Kas see on sinu iseloom, sinu tahtejõud, sinu viga? Või on see programm, mille kirjutas sinu eest keegi teine, ammu enne su sündi? Tänases videos saad teada, mis see programm tegelikult on, kust see tuli, kuidas see su kehas töötab ja mida saab teha, et see ümber kirjutada. Mitte affirmatsioonidega, mitte lihtsalt mõeldes positiivselt, vaid läbi konkreetse protokolli, mis töötab keha tasandil, seal, kus programm tegelikult asub. Rootsis on väike piirkond nimega Överkalix. Seal elasid sajandi alguses talupojad, kes sõltusid elamiseks põllust ja ilmast täielikult. Head aastad tõid küllust. Halvad aastad tõid nälga. Teadlased Umeå ülikoolist hakkasid 18. sajandil sündinud inimeste järeltulijaid uurima, sest Överkalixis olid talletatud ülitäpsed saagikuse andmed, hingamise andmed ja haigusandmed mitme põlvkonna ulatuses. Nad tahtsid teada, kas vanavanemate toidupuudus mõjutab kuidagi lapselaste tervist. Vastus oli jahmatav. Poisid, kelle isapoolsed vanaisad olid elanud kiiresa kasvamise perioodil nappuses, elasid keskmiselt 6 aastat kauem kui need, kelle vanaisad olid elanud külluses. Tüdrukud, kelle emapoolsed vanaemad olid noorukieas näljanud, surid südamehaigustesse oluliselt sagedamini. See ei olnud juhus. See oli muster. Ja muster viitas ühele asjale. Ellujäämisteave liigub üle põlvkondade läbi teoküsi ribonukleinhappe, mitte läbi lugude. Seda nimetatakse epigeneetikaks. Epigeneetika on teadusharu, mis uurib, kuidas elukeskkond ja kogemused mõjutavad geenide tööd ilma geenijärjestust muutmata. Kujuta ette, et su teoküsi ribonukleinhappe on noodileht. Geenid on noodid, mis on fikseeritud. Aga epigeneetilised märgised on see, milliseid noote mängitakse. Millised jäetakse vahele, milliseid peetakse tugevamini, milliseid pehmendatakse. Sinu esivanemad kirjutasid oma elukogemuste põhjal noodilehe peale märgised ja need märgised pärandusid edasi. Mida see tähendab sinu jaoks täna? Kas sa tunned ära enda elus mingi mustri, mis kordub? Midagi seoses rahaga, nappusega, ohutundega, mis tekib hetkel, mil majanduslik olukord muutub ebaselgeks. Eestis elasid inimesed 1 sajandi jooksul läbi vähemalt 3 suurt ellujäämissündmust, mis jätsid märgise mitme põlvkonna teoküsi ribonukleinhappe. Esimene maailmasõda ja selle järel iseseisvussõda.
seejärel Teine maailmasõda koos Nõukogude ja Saksa okupatsiooniga. Seejärel küüditamised, mille käigus viidi inimesi Siberisse ilma ette teatamata, öösiti, talvel. Ja kõige selle peale veel aastakümneid kestnud Nõukogude majandus, kus nappus polnud mitte erand, vaid norm. Kus toidukaupade järjekorras seismine oli igapäevaelu osa ja kus vara omamine võis muutuda ohtlikuks. Iga kord, kui inimkeha läbib pikaajalise ellujäämisstressi, aktiveeruvad konkreetsed geenid. Need geenid annavad kehale instruktsiooni. Hoia ressursse, ära kuluta, usalda vähe, reageeri ohule kiiresti, ära usu, et küllus kestab. See instruktsioon on ellujäämisolukordades geniaalse lahendus. Probleem on ainult see, et sama instruktsioon töötab edasi ka siis, kui oht on möödas. Järgmine põlvkond saab instruktsiooni ilma kriisita. Nende keha on valmis näljaksi, mida ei tule. Nende keha reageerib rahanappusele nii, nagu reageeriti füüsilisele eluhäda ohule. Tartu Ülikooli geenivariatsioone uuriv meeskond on leidnud, et Eesti elanikkonna genoomis on näha spetsiifilisi märgiseid, mis on iseloomulikud populatsioonidele, kes on läbinud põlvkondlikku stressi. Need pole geenivigade, need pole haigused. Need on adaptatsiooni jäljed. Keha õppis toime tulema ja ta õpetab sama järeltulijatele automaatselt, sest evolutsioon usub, et see teave on vajalik. Kus sinu kehas see õpetus elab? Milline tunne tekib sinus, kui mõtled rahale? Kas see on neutraalne tunne, nagu mõtled ilmale? Või tekib midagi muud, midagi tihedamat? Midagi, mis on selles küsimuses kauem kui peaks? Sinu kehas on struktuur, mis tänaseni teaduse jaoks üheks keerulisemaks on. Vaguse närv ehk hulkuv närv, mis kulgeb ajutüvest läbi kogu keha, mõjutades südant, kopse, kõhtu, soolestikku ja isegi immuunsüsteemi. See on sõna otseses mõttes juhe, mis ühendab aju kehaga ja mis reguleerib, millisesse olekusse keha läheb. Ohutu, avatud ja tervenemisrežiimi, mida nimetatakse parasümpaatiliseks seisundiks, või ellujäämise režiimi, kus kõik ressursid suunatakse ohu kõrvaldamisele. Teadlane, polüvagaalteooria ehk mitmevagusliku teooria looja kirjeldab seda protsessi nii. Keha hindab pidevalt ümbritsevat keskkonda ja küsib ühte küsimust. Ohutus või oht? See ei ole teadlik protsess. Sa ei vali seda. Keha teeb seda automaatselt, ilma sinu loata, umbes 2 närvikiudu kogutud teabe põhjal. Ja see hindamine toimub läbi muuhulgas ka päritud mustrite põhjal. Kui sinu esivanemad elasid olukorras, kus rahaline ebastabiilsus tähendas tõelist ellujäämisohtu, siis on suur tõenäosus, et sinu vaguse närv reageerib rahalise ebakindluse märkidele nii, nagu reageeriks füüsilisele ohule. Südame löögisagedus tõuseb, lihased pingestuvad, tähelepanu kitsendub. Aju lülitub varajasele reageerimissüsteemile, mis ei ole loodud pikaajaliseks planeerimiseks, vaid minutiliseks ellujäämiseks. Ja planeerimise, säästmise ja investeerimise jaoks on vaja täpselt vastupidist seisundit. Laienemist, usaldust, tulevikule suunatud mõtlemist. See on biokeemiline paradoks, milles paljud eestlased elavad täna. Keha on lülitunud ellujäämisrežiimi, mis oli geniaalse lahenduse lahendus. Aga see sama režiim blokeerib täpselt selle käitumise, mis viib finantsisele stabiilsusele. Kas tunned seda vastuolu enda elus? Kas tead hetki, mil midagi sinust teab, mida peaks tegema, aga keha reageerib vastupidiselt? Sajandeid enne kaasaegset neuroteadust teadsid taolased Hiinas midagi, mida nad nimetasid Jing Qi Shen, 3 eluenergia taseme süsteem. Qing oli kehaline energia, esivanematelt päritud elujõud, mis hoiti sügaval luuüdis ja neerumeridiaanides. Qi oli ringluses olev energia, see, mis liigub läbi meridiaanide
ja mida saab kultiveerida hingamise ja liikumise kaudu. Shen oli vaimne energia, teadvuse eredus, millest sõltus, kas inimene elab reaktiivselt või teadlikult. Taolaste õpetus ütles selgelt, kui Qing, päritud energia, on nõrgenenud või blokeeritud traumast ja ellujäämisstressist, siis ei piisa ainult vaimse tasandi tööst. Shen saab olla nii hele kui tahes. Aga kui Qing kannab endas hirmu ja nappuse mälu, siis kehastub see hirm uuesti, olenemata kui teadlikult inimene mõtleb. Esmalt on vaja tegeleda kehaga. Esmalt on vaja tegeleda päritud energiaga. India Veda traditsioon kirjeldas sama asja terminiga samskara, mis tähendab otsetõlkes muljet. Samskara on kogemuse jälg, mis on sügavamale kehakudedesse kirjutatud kui mälestus. Mälestust saab unustada. Samskara elab edasi isegi siis, kui teadlik meel on ammu edasi läinud. Päritud samskara on see, mida su esivanemad kogesid ja mis läks automaatselt su keha arhiivi ilma sinu teadliku nõusolekuta. Mõlemad traditsioonid jõudsid samale järeldusele. Pärilik kehamälu vajab keha tasemel töötlemist. Pelgast mõistmisest ei piisa. Pelgalt teadmisest ei piisa. Teadmine on algus, aga muutus toimub kehas, lihas, hinges, südame löögisageduses. Milliseid mustreid sa märkad enda kehas, kui pead tegema rahaga seotud otsust? Eestis jäid pärast viimase okupatsiooni lõppu tuhanded pered olukorda, kus korraga muutus kõik. Raha muutus, omand muutus, reeglid muutusid. Inimesed, kes olid elanud aastakümneid süsteemis, kus initsiatiiv oli ohtlik ja ressursse pidi peitma, pidid üleöö hakkama saama süsteemis, mis ütles, et on aeg ise otsustada, enda äri teha, riskida, investeerida, usaldada tulevikku. See üleminek võis intellektuaalselt mõistetav olla, aga kehas see muutus ei toimunud üleöö. Kehamälu, epigeneetilised märgised, vaguse närvireaktsioonimustrid, need muutuvad põlvkondade vältel. Ja inimesed, kes kasvasid üles peredest, kus raha oli alati ebastabiilne ja ohtlik teema, kannavad seda mälu edasi, sageli teadvustamata. Seda kirjeldatakse teaduses kui põlvkondlikku traumat. Põlvkondlik trauma ei tähenda, et sa oled kahjustatud. See tähendab, et su keha on adapteerunud, kohanenud tingimustega, mis polnud turvalised. See on jõud. See on ellujäämistarkus. Ainult see, et see sama ellujäämistarkus on nüüd rakendumas kontekstis, kus see takistab sind, mitte ei aita. Teadlane Rachel Yehuda, kes uurib holokausti ellujäänute järeltulijate kortisooli mustrit ehk stressihormooni taset, leidis midagi kummalist. Holokausti ellujäänute lapsed, kes ei olnud ise midagi ränka kogenud, kandsid sama kortisooli mustrit, mis nende vanemad, kes olid kogenud kohutavaid asju. Stressihormooni regulatsioon oli muutunud, isegi inimestel, kes polnud ise traumat läbinud. Kas sa tunned, et su keha reageerib rahaliste teemade peale tugevamalt, kui olukord tegelikult nõuab? 10 aastat tagasi polnud termin epigeneetika enamiku inimeste sõnavarast. Täna on see viis, kuidas me mõistame, et keskkond ei mõjuta ainult meid, vaid mõjutab, kuidas meie teoküsiribonukleiinhappe järgmisele põlvkonnale edasi antakse. See teadus muudab kõike, mida me arvame teadvat enesearengust. Seni valitses idee, et geenid on saatus. Kas sul on geeni selleks või selleks, siis oled sellesse määratud. Epigeneetika ütles, et see on lihtsustus. Geenid on rohkem nagu kogu teose raamatukogu. Sind ei kohusta see, mis raamatus kirjutatud on. Sind kohustab see, millised raamatud on praegu avatud ja loetud. Ja see valik sõltub sinu elukeskkonnast, su kogemustest, su keha ohutustunnetusest ja, mis kõige olulisem, see valikust saab muuta. Metilatsioon ehk keemiline märgistamise protsess
on mehhanism, kuidas keha geene sisse ja välja lülitab. Traumaatilise kogemuse järel metüleeritakse teatud geene nii, et need on alaliselt kõrgendatud valmisolekus. Need geenid ei unusta. Need geenid on valves. Ja kui nende geenide ekspressioon, see tähendab nende aktiivsus, kandub edasi järgmisele põlvkonnale, siis kannab järgmine põlvkond kehaliselt seda ohuvalvsust, ilma et nad oleksid ise ohtu kogenud. Hea uudis on see, mida teadus on viimasel kümnendil kinnitanud. Metülatsioon on pöörduv protsess. Geenid, mis on olnud ellujäämisrežiimis aastakümneid, saab viia teistsugusesse olekusse. Mitte pelgalt mõtlemisega, mitte ainult soovimisega, aga läbi konkreetsete kehapõhiste praktikate, mis saadavad vaguse närvile signaali. Oht on möödas. Sa oled turvaline. Aeg on laienduda. Mida muudaks sinu elus see, kui su keha lõpetaks reageerimise rahalistele teemadele nagu eluhädaohule? Nüüd räägime sellest, mida varjati. Mitte pahalaste poolt, mitte salaühingute poolt, aga süsteemi poolt, mis ei ole kunagi olnud huvitatud inimestest, kes mõistavad oma kehamehhanisme liiga sügavalt. Sest inimene, kes mõistab oma põlvkondlikke programme, on inimene, kes suudab neist lahti lasta. Ja inimene, kes on lahti lasknud nappuse programmist, on inimene, keda on märkimisväärselt raskem kontrollida tarbimise, hirmu ja puuduse kaudu. Kehamõistuse ühenduse uurimine, psühhosomaatika ehk psüühika ja keha vastastikuse mõju teadus, suru päevakavast välja aastakümneid kestel. Arvestades, et selle valdkonna uurijad, sealhulgas Hans Selye, kes kirjeldas stressireaktsioone, said oma tööde eest esialgu pigem pilget kui tunnustust. Teadusmaailmas peeti selget eraldusjoont keha ja vaimu vahel normaalseks. Psühholoogilised probleemid olid psühholoogilised. Kehalised probleemid olid kehalised. Ja keegi ei pidanud oluliseks küsida, mis juhtub, kui eluaegne hirm kirjutab end sisuliselt keha molekulidesse. Epigeneetikat uuriti, aga selle seoseid põlvkondlike traumadega hakati avalikult rääkima alles siis, kui andmeid polnud enam võimalik ignoreerida. Racheli Yehuda uurimused holokausti ellujäänute perekondadega avaldati aastatuhande vahetusel. Rootsi Övergalissi uuring publitseeriti 2004. Need uuringud olid läbimurded, aga nende jõudmine üldsuse teadvusse on toimunud aeglaselt. Miks? Sest kui inimesed tõesti mõistaksid, et nende finantskäitumine ei ole ainult tahtejõu küsimus, vaid et see on otseselt seotud nende esivanematele kirjutatud epigeneetiliste märgistega, siis muutuks kogu narratiiv vastutusest ja süüst. Sa ei ole laisk. Sa ei ole vastutustundetu. Sa täidad programmi, mis kirjutati enne su sündi. Ja see teadmine on vabastav. Aga ainult siis, kui tead, kuidas edasi minna. Nüüd räägime sellest, mida ei tohiks teha. Sest sellel perioodil, kui sa hakkad teadvustama oma päritud programme, on teatud käitumismustrid, mis seisavad ümberkirjutuse protsessile otseselt vastu. Esimene reegel. Ära ürita oma hirme lihtsalt eirata. Paljud arenguõpetused ütlevad, et hirmust tuleb üle saada, et hirm on ainult peas. See on poolik tõde. Hirm, mis elab kehas, epigeneetilistes mustrites ja vaguse närvireaktsioonides, ei allu otseteadlikule eitamisele. Kui sa üritad lihtsalt öelda endale, et ma ei karda raha, aga su keha on stressihormoone täis, siis võidu ei tule. Keha peab saama signaali turvalisusest, mitte ainult meelekäsklust. Ignoreerida ohtu signaali. Teine reegel. Ära tee suuri finantsotsuseid stressiseisundis. Kui sinu vaguse närv on aktiveeritud ellujäämisrežiimis, siis töötab su aju teistmoodi. Prefrontaalne ajukoor, mis vastutab pikaajaliseks planeerimiseks ja kaalutletud otsuste tegemiseks, on vähendatud aktiivsusega. Amygdala
ehk mandlikujuline struktuur, mis vastutab ohu- ja ellujäämisreaktsioonide eest, on üliaktiivne. Sa teed otsuse, mis tundub loogiline, aga mis tegelikult järgib ellujäämisinstinkti, mitte pikaajalist heaolu. Enne suurema rahaotsuse tegemist hingata, kehasse laskuda, küsida, kas ma olen praegu turvaline. 3. reegel. Ära ignoreeri keha signaale. Kui teema tulem peale tekib kirisev tunne kõhus, pingestuvad õlad, aheneb hingamine, siis see ei ole nõrkus. See on informatsioon. Need signaalid ütlevad sulle midagi päritud programmist. Kui sa neid signaale ignoreerid ja sunnid ennast lihtsalt edasi liikuma, siis programm jääb aktiivseks. Signaalide tunnistamine on esimene samm nende muutmise poole. 4. reegel. Ära pea oma rahalist minevikku tõendiks oma väärtusest. Kui su esivanemad elasid nappuses ja see nappus kirjutas kehasse ellujäämismustrid, mis on sind aastaid juhendanud, siis need mustrid ei ole su iseloom. Need mustrid on adaptsioon. Neid saad muuta. Sinu mineviku rahalised valikud ei defineeri sind. Need on ainult tõend programmist, mis on jooksnud sinu teadmata. Kas see vaatenurk muudab midagi selles, kuidas sa oma rahalist minevikku tõlgendad? Seal on üks hetk, mida paljud kirjeldavad kui enne ja pärast. Mitte müstiline hetk, mitte äkkvalgustus. Väga konkreetne hetk, mil midagi muutub lihtsalt selgemaks. Üks naine, kutsume teda Marike, istus oma raamatupidaja kontoris ja vaatas numbrite peale. Kõik oli korras. Arved makstud, laen makstud, puhverid olemas ja ometi tundis ta tuttavat paanika otsas. Tuttavat tunnet, et see ei saa kesta. Et midagi läheb valesti. Et ta peab midagi tegema praegu. Kiiresti, enne kui on hilja. Raamatupidaja, kogenud inimene, küsis talt. Mida sa praegu tunned? Mitte numbrite kohta, vaid mida sa kehas tunned? Marike vaatas teda hämmeldunult. Keegi ei olnud selliselt kunagi küsinud. Ja siis ta katsus. Ja ta tundis kitsust rinnus. Tundis, kuidas töövärskus on põlvedest väljas. Tundis, kuidas hingamine on ülemises rinnas, mitte kõhus. Keha oli stressiiis, kuigi olukord ei nõudnud seda. Siis küsis raamatupidaja midagi, mis muutis kõike. Kas su vanaema teadis kunagi, millel järgmine toidukord tuleb? Marike oli vaikne. Tema vanaema oli küüditatute seas olnud. Tema vanaema oli elanud olukorras, kus homsel ei saanud kindel olla. Ja Marike mõistis äkki, et tema keha küsimus ei olnud, kas ma olen täna turvaline. Tema keha küsimus oli, mis aasta praegu on. Ja keha ei teadnud vastust. Keha arvas, et on endiselt 20 aastat peale seda. See äratundmise hetk on see, mida teadlased nimetatavad somaatiliseks tunnistamiseks. Kehalise teabe teadvustamiseks. See ei muuda programmi automaatselt, aga see on esimene hetk, mil programm muutub nähtavaks. Ja nähtavat programmi saab muuta. Kas sa mäletad hetke oma elus, mil mõistid, et reageerisid tugevamalt, kui olukord nõudis? Mis see ütleb sulle sinu kohta? Kuidas see siis täpselt töötab? Vaatame mehhanismi 3 tasandilt. Esiteks, kehafüsioloogia tasandil. Kui keha tajub ohtu, toodab neerupealiste ehk paaritu nääre kortisooli ehk stressihormooni. Kortisool on lühiajalises olukorras ellujäämisk suurepärane. Ta teravdab tähelepanu, annab energiat lihastale ja lülitab välja protsessid, mis ei ole ellujäämiseks vajalikud, sealhulgas seedimise, immuunsüsteemi teatud osad ja reproduktiivfunktsiooni. Probleem on see, et kui kortisool on pidevalt kõrgenenud,
muutuvad retseptorid tolerantseks. Keha peab tootma üha enam kortisooli, et seda üldse tunda. Sellest tekib krooniline põletik. Sellest tekib immuunsüsteemi nõrgenemine. Sellest tekivad ka käitumismustrid, mis tunduvad irratsionaalsed, aga on tegelikult keha loogilised reaktsioonid ellujäämisseisundile. Teiseks, energeetika tasandil. Mitmetes traditsioonides, sealhulgas Hiina meditsiinis ja Ayurveda ehk India traditsionaalse meditsiinisüsteemis, kirjeldatakse keha energeetilisi blokke pika ja sügava stressi jälgedena. Hiina meditsiinis seostuvad neerud tšingiga, eluenergiaga, ja neerumeridiaanid kannavad päritud jõudu ning päritud hirme. Hirm on neeru emotsioon. Krooniline nappushirm nõrgestab neerumeridiaane. See ei ole müstika. See on kaardistus, mis paralleleerub tänapäevase arusaamaga, et krooniline stress kahjustab neerupealiste ning neerukoore, ja see omakorda mõjutab hormonaanset tasakaalu kogu kehas. Kolmandaks, sümbolilisel tasandil. Carl Gustav Jung, Sigmund Freudi jünger ja hiljem iseseisev psühhoanalüütik rääkis kollektiivsest alateadvusest, sügavaimast osast psüühikas, mis sisaldab kõigi inimeste jagatud sümboleid ja mustrid. Ta nimetas neid arhetüüpideks. Ellujäämise arhetüüp ei kuulu ainult ühele inimesele. See on põlvkondade ja rahvaste ühine pärand. Ja see arhetüüp aktiveerub, kui keha saab signaali, mis sarnaneb mineviku ohuga. Mis tasandil sa tunned oma nappusprogrammi kõige tugevamalt? Kas kehas, emotsioonides või mõtetes? Nüüd räägime sellest, millised on märgid, et nappusprogramm töötab sinus aktiivselt. Need märgid ei ole moraalihinnangud, need on informatsioon. Esimene märk on impulsiivsus raha kulutamisel. Kui raha jõuab, on tugev impulss see kiiresti ära kulutada, enne kui see kaob. See ei ole ihnus ega rumalus. See on ellujäämisprogramm, mis ütleb, kui sul on ressurss, kasuta see kohe, sest homme ei ole midagi. Teine märk on samaaegselt vastupidine. Nii liigne kulutamine, kui ka nii tugev kokkuhoidmine, et see muutub valusaks. Mõlemad on samas spektris. Mõlemad ütlevad, et suhe rahaga on laetud, ärevusega täidetud ja ei ole neutraalne. Kolmas märk on raskused finantsiliste pikaajaliseks plaanide tegemisega. Pensionikontole raha panemine tundub mõttetu, sest tulevikku ei usuta. Investeerimisele mõtlemine tekitab ärevust, mitte põnevust. Homsele mõeldes on ebamugavustunne, mida on raske nimetada. Neljas märk on rahaga seotud valed. Partnerilt, sõpradelt, endale. Peidetud ostud, tegelikust seisust erineva pildi esitlemine. See ei tulene pahatahtlikkusest. See tuleb häbist, mis on seotud programmiga. Programm ütleb, et nappus on ohtlik paljastada, sest ellujäämisolukorras on nõrkus oht. Viies märk on füüsilised reaktsioonid raha teemadel. Kõhuvalu arveteta. Hingamise kinnijäämine pangas. Uneprobleemid peale finantsuudiste lugemist. Keha räägib, kuid me ei kuula, sest keegi pole õpetanud. Kui mitu neist märkidest tunned enda elus ära? Mis siis tegelikult muutub, kui sa hakkad selle programmiga teadlikult töötama? Räägime sellest inimesest, kes on teisele poole läinud, mitte abstraktsest teekonnast, vaid konkreetsest muutusest. Esiteks muutub keha reaktsioon. See ei toimu üleöö. See toimub nädalate ja kuude vältel, kui sa järjepidevalt annad oma kehale turvaline signaal rahaga seotud kontekstis. Rahaline otsustamine hakkab tunduma vähem hädaolukorraga sarnasena. Paanikareaktsioon muutub väiksemaks. See ei tähenda, et raha pole oluline. See tähendab, et sinu keha ei käsitle seda enam elu võitlemisinstrumendina. Teiseks muutub suhe tulevikuga. Inimesed, kes on põlvkondliku nappusprogrammiga tegelenud,
kirjeldavad, et hakkab tekkima siht nädalateks, kuudeks, aastateks ette. Mitte ärevuse läbi, vaid uudishimu ja planeerimisrõõmu läbi. Tulevikule mõtlemine muutub kergemaks, sest keha ei pea enam iga homset ähvardavaks tundmatuks. Kolmandaks muutub enesehinnang, mis on seotud majanduslike valikutega. See on kõige sügavam muutus. Kui mõistad, et sinu varasemad rahalised mustrid ei olnud sinu iseloomu näitaja, vaid programmi näitaja, siis langeb süükoorem. See ei tähenda vastutuse eitamist. See tähendab, et sa saad vastutust kanda ilma häbi ja enesepõlguseta. Ja inimene, kes teeb otsuseid ilma häbita, teeb oluliselt paremaid otsuseid. Neljandaks muutuvad suhted rahaga seotud suhtluses. Partneri, laste, vanemate, sõpradega. Raha on üks sagedasemaid paarisuhte konflikte. Paljudes juhtumites on see programmi konflikt. Kaks inimest, kes kannavad eri perekondlikke epigeneetilisi mälusid, mis kohtuvad ühises majapidamises. Kui sa mõistad oma programmi, on sul rohkem kaastunnet ka partneri programmi vastu. Ja see avab täiesti teistsuguseid vestlusi. Nüüd on aeg teha midagi. Mitte ainult mõelda, vaid teha. Järgneva harjutus kestab 6 minutit ja see on mõeldud tegema otse siin, praegu, koos minuga. Istu mugavalt. Kui saad, pane jalad põrandale. Tunne, kuidas jalad puutuvad põrandat. Ära liigu veel. Enne kui midagi muud teeme, märka oma keha seisundit praegu. Kus on su hingamine? Kas see on peaaegu kõhus, rinnas, kurgus? Ei ole vale vastust. Lihtsalt märka. Nüüd mõtle vaikselt sõnale raha. Ärge analüüsi. Lihtsalt ütle endale seda sõna ja märka, mis kehas muutub. Kas miski pingestub? Kas hingamine muutub? Kas mõni tunne tekib? Jälgi seda neutraalselt, nagu vaatleksid ilma. Ei ole vaja midagi teha selle tundega. Ainult märgata. Nüüd tee 3 aeglast ja sügavat hingetõmmet. Hingades sisse, loe vaikselt 4. Hingates välja, loe 8. Välja hingamine peab olema 2 korda pikem kui sisse hingamine. See on vaguse närvi aktiveerimise tehnika, mis on teaduslikult dokumenteeritud parasümpaatilise seisundi sisselülitajana. Sa ei usu minu sõna. Keha tunneb seda. Pärast 3. hingetõmmet märka uuesti oma keha. Kas midagi muutus? Isegi natuke. Isegi väikene muutus on see, millest räägime. See on sinu keha esimene samm uue signaali vastuvõtmisele. Nüüd pane käsi südamele. Tunne soojust, mis tekib käe all. Ja ütle endale vaikselt. Minu esivanemad tegid kõik, mida suutsid. Nad jäid ellu. Ja tänu sellele olen mina siin. Saan neid tänada ja ma saan ka edasi minna. Pead seda mõtet hetk. Laske tal kehasse laskuda. Viimane samm. Küsi endalt, mis üks väike asi saaks see nädal teisiti olla rahaga? Mitte suur plaan, mitte terve elu muutmine. Üks väike asi, mis on samm tuleviku suunas, mitte reaktsioon mineviku ellujäämisprogrammile. Märka, kas keha reageerib sellele küsimusele teistmoodi kui alguses, kui ütlesid endale lihtsalt sõna raha. Mis inimesest saab, kui ta on selle tee lõpuni käinud? Kes sa oled peale seda tööd? Sa oled inimene, kes ei pea enam vabandama oma rahalist minevikku. Mitte sellepärast, et minevikul poleks tähtsust,
vaid sellepärast, et sa mõistad, et see minevik kuulub osaliselt su esivanemate loole, mitte ainult sinule. See vabadus on suurem, kui tundub. Enamus inimestest kannab oma rahalisi otsuseid kui tõendeid nende inimlikust väärtusest. Sina enam ei pea. Sa oled inimene, kes kuuleb oma keha. Kes märkab, et vahel on paanikasignaal programmist, mitte olukorrast. See erinevus on fundamentaalne. Programm saab muuta. Olukord tuleb lahendada. Nende vahel eristamine on üks kõige olulisemaid oskusi, mida enam kooliõpikutes ei õpetata. Sa oled inimene, kes ei korda automaatselt vanemate ja vanavanemate mustreid. Mitte sellepärast, et nende mustrid olid valed. Need olid eluea mõttes vajalikud ja geniaalse. Vaid sellepärast, et sina elad teistsuguses maailmas ja sul on võimalus valida teistsugune programm, kohandatud sinu praegusele kontekstile, sinu tegelikule turvalisusele, sinu tegelikule potentsiaalile. Sa oled inimene, kes saab oma lastele anda teistsuguse alguse. Mitte tingimata raha, mitte tingimata materiaalseid ressursse, vaid teistsuguse kehamälu. Epigeneetika toimib mõlemas suunas. Sama protsess, mis kandis hirme esivanematelt edasi, kandib edasi ka turvalisuse kogemuse. Iga kord, kui su keha kogeb turvalise suhet rahaga, loob see uue metülatsiooni, uue märgise. See märgis läheb edasi. Sa oled inimene, kelles lõpetas lugu, mis ei kuulunud sulle, ja algas lugu, mida kirjutad sina. Pea oma käsi endiselt südamel ja kirjuta kommentaaridesse üks lause, mis algab nende sõnadega. Ma vaban programmist, mis ei ole minu oma, ja ma valin. Ükskõik, mida sa valid, sinu keha teab vastust. Usalda seda. See on sinu esimene samm, ja esimene samm on ainus samm, mis tegelikult loeb. Vaatame nüüd lähemalt seda, mida teadus on viimase 20 aasta jooksul avastanud kehade kohta, mis on läbinud põlvkondlikku stressi. Ameerika Ühendriikide teadlane Bruce Lipton, rakubioloog, kes töötas Stanfordi ülikooli meditsiinikeskuses, demonstreeris oma katsetega midagi põhjapanevat. Ta võttis identsed tüvirakud ja pani nad 3 erinevasse söötmesse, 3 erinevasse keskkonda. Ühes söötmes kasvasid rakud luuks, teises söötmes rasvarakkudeks, 3. lihasrakuks. Identsed rakud, erinevad keskkonnasignaalid, täiesti erinevad tulemused. Lipton järeldas sellest, et see, mis määrab raku saatuse, ei ole ainult selle geneetiline sisu. See on keskkond, milles rakk elab. Ja keha suurim keskkond on sinu endi uskumused, sinu eelarvamused, sinu keha põhiline ohutuse ja ohutaju. Nappusprogramm ei ole abstraktne psühholoogiline teema. See on bioloogiline keskkond, milles su rakud kasvavad, jagunevad ja suhtlevad iga päev. Mis see tähendab praktiliselt? See tähendab, et nappusprogrammi muutmine ei ole ainult rahanduslik teema. See on tervise teema. Uuringud näitavad, et kroonilises ellujäämise režiimis olevatel inimestel on kõrgem põletikumarkerite tase, suurem risk südame-veresoonkonna haigusteks, nõrgenenud immuunsüsteem ja sagedasemad seedeprobleemid. Sinu finantsnärevus ei ela ainult peas. See elab sinus läbivalt, igas rakus. Mida sa oleksid valmis sellele teadmisele vastuseks tegema? Mitte korraga kõike, aga üht konkreetset asja. Seal on perioodid elus, mis on epigeneetiliste mustrite muutmiseks võimsamad kui teised. Teadlased nimetavad neid sensitiivseteks perioodideks. Rasedus on üks neist, sest loode on otseselt ema epigeneetiliste märgiste mõjuväljal. Varane lapsepõlv on teine, kuni umbes 5 aastani. Murdeiga on 3, mil hormonaalsed muutused loovad akna ümberkirjutuseks. Aga on ka 4. võimalus.
teadlik täiskasvanuna töötamine. See ei ole nii kiire kui lapseeas toimuv programmeerimine, aga see on olemas ja see toimib. Teadlased, kes uurivad meditatsioonipraktikaid kogenud mediteerijatel, on leidnud muutusi genoomis, täpsemalt telomeeride ehk kromosoomi kaitsekorkide pikkuses. Telomeerid lühenevad stressiga ja pikenevad korraliku puhkuse, lõõgastuse ja turvatundega. Inimestel, kes meditateerivad regulaarselt, on telomeerid keskmisest pikemad, mis korreleerub pikema ja tervema elueaga. See on kõige tugevam argument, mis minu teada on epigeneetilise ümberkirjutuse poolt täiskasvanuna. Sina ise saad muuta oma bioloogilist keskkonda. Mitte kohe, mitte maagiliselt, aga järjepidevalt, konkreetsete praktikate kaudu saad sa luua oma kehas uusi märgiseid. Ja need märgised lähevad edasi sinu lastele ja lastelastele. Mõtle sellele. Sina oled praegu lüliahelas. Vaadates taha, näed koormust, mida sinu esivanemad kandsid. Vaadates ette, näed, mida saad edasi anda. Kas tahad anda edasi nappuse programmi? Või tahad anda edasi midagi muud? Taolased Hiinas töötasid sel küsimusega läbi 1000 aasta. Nende vastus oli kontseptsioonis, mida kutsutakse Tai Chi ehk yin-yang printsiip, kuid mitte see, mida me täna kaartidena näeme. Algses tähendusväljas oli Tai Chi kirjeldus sellest, kuidas vastandid ei ole vaenlased, vaid ühe terviku 2 poolt, mis vajavad teineteist. Nappus ja küllus, hirm ja turvalisus, talv ja kevad. Taolased ei üritanud nappuse programmi lihtsalt kustutada. Nad üritasid tuua sellesse vastaspooluse, sest nad teadsid, et see, mida suruda, ei kao, vaid läheb sügavamale. Nende tehnika ei olnud programmi kustutamine, vaid programmi integreerimine. Tunnistada, et nappuse kogemus kandis tarkust, et see kaitses, et see päästis elu ja siis võimaldada sellel tarkusel teistsugusesse rolli astuda. Mitte kontrollida igapäevaelu, vaid olla reservis, kui seda tõeliselt vaja on. See on keeruline mõte, aga see on oluline. Inimesed, kes proovivad oma päritud programme jõuga alla suruda, leivad sageli, et programm tuleb tagasi tugevamalt. Keha töötab nii. See, millele vastu seistad, sellega võitled. See, mida tunnustad ja integreerid, see integreerub. Sellepärast on ka see lühike harjutus, mida tegime, tähtis. Käe südamele panemine ja esivanematele tänu avaldamine ei olnud sentimentaalsus. See oli programmi integreerimine. Tunnistamine, et see, mis anti edasi, oli väärtuslik. Aga samuti tunnistamine, et sina võid nüüd valida. Räägime nüüd sellest, millest enamik finantsistidest ei räägi. Nad räägivad numbritest, intressimääradest, portfellide diversifitseerimisest, inflatsiooni mõjust säästudele. Kõik see on vajalik, aga seal on üks lõhe, mida ükski tabel ei täida. Finantskäitumine on 80% psühholoogia ja 20% matemaatika. See pole minu arvamus. See on finantspsühholoogia uuringute järeldus korduvalt. Inimesed, kes teavad kõiki õigeid tehnikaid, säästmisrätse, investeerimisstrateegiad, pensionikontod, ei rakenda neid sageli sellegi poolest. Miks? Sest nende keha takistab seda. Sest nende nappusprogramm ütleb, see ei töötagi minu jaoks. Minu pere ei olnud kunagi jõukas. Minul ei ole geneetiliselt eeldusi külluses elamiseks. Viimane lause on mõtlemapanev, sest ta on pooleldi tõene. Geneetiline eeldus on olemas, aga see pole saatus. See on lähtepunkt. Ja lähtepunktist saab minna mitmes suunas. Finantspsühholoog Brad Klontz, kes uurib rahaskripte ehk sügavaid uskumusi raha kohta,
on leidnud, et enamik rahakäitumise probleeme juurduvad lapsepõlve ja perekonna kogemustest. Inimesed, kelle perekonnas oli kroonilise nappuse diskussioon, kannavad sageli 1-4 mustrist. Raha vältimine, kus raha on ohtlik ja parem on sellega mitte tegeleda. Raha kummardamine, kus küllus lahendab kõik probleemid. Rahaliselt ebanormaalne käitumine, kus oma rahaliste otsuste tegemist delegeeritakse teistele. Ning rahaline valvsus, kus on pidevalt ärev säästmise ja turvalisuse pärast. Kõik 4 mustrit tunduvad erinevad pinnal. Kõik 4 tulenevad samast allikast, kehasse kirjutatud nappuse programmist. Millist neist 4 tunned enda elus ära? Mis on siis see konkreetne protokoll, millest rääkisime? Mitte 1 sessiooni ime, mitte 7 sammuga süsteem, mis muudab kõike nädalaga, vaid tõsine, järjepidev töö, mis toimib 3 tasandil korraga. Esimene tasand on keharegulatsioon. Vaguse närvi tugevdamine läbi konkreetsete kehapraktikate. Kõige uuritum neist on aeglane pikk väljahingamine. Täpselt see, mida tegime selles videos. 3-5 minutit päevas. Sissehingamine 4-ni, väljahingamine 8-ni. Mitte 1 korraga, vaid järjepidevalt, iga päev, kuni see muutub keha harjumuseks. Teadlased on mõõtnud vaguse närvi tooni, selle vastupanuvõimet stressile ja leidnud statistiliselt olulisi muutusi juba 6 nädala pärast. Teine tasand on somaatiline teadvustamine. Keha jälgimine rahaga seotud kontekstides. Iga kord, kui sul on rahaga seotud otsus teha, pane käsi südamele, 10 sekundit ja küsi, mis kehas toimub? See ei ole kuvand ega tehnika, mis peaks kõik lahendama. See on vahend, mis toob teavet. Ja teadlikkus on esimene samm muutuse poole. 3. tasand on narratiivi muutmine. See tähendab aktiivselt oma pereloo ümbermõtestamist. Mitte mineviku kustutamist, vaid uut tõlgendust. Vanaema ei olnud nõrk, et ta näljas. Ta oli tugev, et ta ellu jäi. Ja see tugevus on sinus. Sa ei pea nälga oma kehas edasi kandma. Sa kannad selle asemel ellujäämiskangelase tarkust. Kõik 3 tasandit on vajalikud. Ainult kehatöö ilma narratiivita muudab keha reaktsiooni, aga jätab mõtte muutumatuks. Ainult narratiivi töö ilma kehata toodab mõistmist, aga mitte muutust. Ainult teadvustamine ilma korduva praktikuta loob teadlikkuse, mis ei kinnista. Kõik 3 koos loovad sügava ja püsiva muutuse. Mõnikord on kõige raskem samm lihtsalt tunnistada. Tunnistada, et muster on olemas. Tunnistada, et see ei ole sinu süü. Tunnistada, et muutus on võimalik. Paljud inimesed jäävad kinni teises sammus. Nad mõistavad mustri olemasollu intellektuaalselt, aga ei tunne ennast väärsena muutuseks. Sügaval sees on häbi. Sügaval sees on tunne, ma oleksin pidanud sellest ise üle saama. Ma oleksin pidanud juba ammu teistsugune olema. See häbi on osa programmist. Häbi on ellujäämise emotsiooni. Grupp, kogukond, hõim. See on see, mis hoidis inimesi elus. Ja häbi oli mehhanism, mis hoidis inimese grupireeglite piires. Rahaline häbi ütleb, su rahaline olukord teeb sind grupis haavatavaks. Peida see. Paranda see kohe. Ära lase kellelgi näha. Aga kaasaegses maailmas on just see häbi kõige takistavamaks jõuks. Häbi, mis takistab abi otsimist. Häbi, mis takistab ausust partneriga. Häbi, mis takistab finantsõpetuse otsimist, sest liiga häbi tunnistada, et ei tea. Häbi on programmi kõige tõhusam kinnihoidja ja sellepärast on kõige olulisem hetk see, kui sa ütled endale ja teistele ausalt. Mul on selle teemaga suhe.
see suhe on mõjutatud minu pereloost. Ma tahan sellega tegeleda. Selles hetkes kaotab häbi suure osa oma haardejõust, sest häbi elab varjus. Tunnustamine toob valgust. Millisele ühele inimesele oma elus saaksid sa praegu öelda selle, mida täna teada said? Kellega jagamine oleks esimene samm häbi vähenemise suunas? Lõpetame sellega, kuidas elu välja näeb peale seda. Mitte utoopia, mitte rikkus üleöö, vaid tõelisem ja rahulikum suhe oma eluga. Inimene, kes on töötanud oma päritud nappusprogrammiga, ärkab üles ja esimene mõte rahast ei ole ärevus. See võib olla neutraalne, see võib olla planeeriv, see võib olla tänu. See on väike muutus, aga kogu elu jooksul summeerub see muutus kümnete tuhandete ärkamiste vaheks. Inimene, kes on töötanud oma programmiga, teeb rahaotsused, mis on kooskõlas tema väärtustega, mitte reaktsioonina ellujäämisprogrammile. Ta säästab mitte hirmust, vaid valikust. Ta kulutab mitte programmist, vaid rõõmust. Ta annab mitte sunnist, vaid külluse tajust. Need ei ole suured otsused, aga nad on autentsed otsused. Ja autentsus toob rahu. Inimene, kes on töötanud oma programmiga, suudab rääkida rahast oma lastega ausalt. Ei dramatiseerides, ei varjates. Ja see vestlus, see avatus on see, mis katkestab epigeneetilise ahela. Sest laps, kes kasvab üles turvalises suhtes rahaga, kasvab üles teistsuguste kehamärkidega ja tema lapsed saavad veelgi vabama alguse. See on see, millest räägiti. Mitte ainult sinu raha. Mitte ainult sinu finantsiline olukord. See on põlvkondade vabadus. See on ahela katkestamine, mis kandis hirme 3 põlvkonda ja mis lõpetab sinus. Sa oled see, kes see ahel katkestab. Mitte seetõttu, et sa oled erilisem, vaid seetõttu, et sa tead nüüd, et see on võimalik. Ja teadmine on algus. Mine kommentaaridesse ja kirjuta. 1 lause. Ma vaban programmist, mis ei ole minu oma, ja ma valin. Täida see lause sellega, mida sa valid. Keha teab. Usalda seda. Ja teised, kes seda loevad, saavad tunnistajaks sinu valikule. Tunnistajaks olemine on üks võimsamaid viise, kuidas inimene muutust kinnitab. Sinu esivanemad elasid selle kõige läbi, et sina saaksid valida vabalt. Kasuta seda vabadust.